mida me siis täna teeme? Täna me teeme kummipilti. Avar. Häält, sooviti. Jääb üle ka. Heliga avar. Kompleks kumme. Juhend. Siis on siin sellised pildid, mis pärast välja lõigata. Juhendis on QR-koodiga saate ise minna saidile. Vaadata seda juhendit uuesti. Nüüd lühidalt näitan, mis me siis teeme. Siin on see joonisega ongi põhitöö all. Joonis välja võtta, tuleb puiduplaat välja võtta, puiduplaati natuke lihvida lihvpaberiga, märkida naelte kohad peale, naelad sisse lüüa. Siis tuleb need pildid välja lõigata ja siis võib hakata mängima. Et muuta nüüd siis selle puiduklotsi. Lihti ja natuke siis proovin lihvida niimoodi. Ilmservad ära. Praegu lõpuni ei tee, et pärast tehke korralikumalt ja natuke rohkem. Aga see on parem ennem ära lihvida, kui te hakkate naelu sisse lööma. Nurgad ära teha, servad ära teha, pealt teha, alt teha, igalt poolt on hea üleainu lihvida. Kui see on lihvitud, siis on vaja joonlauda, hariliselt. Tuleb see joonis ette võtta. Joonise peal on võrdlik olemas. Et siin on see aukude kõik vahed ja sammud ja kõik on 20 mm. See on siis 2 cm ja 20 mm. Et ma võtan laua, panen selle siia peale ja teen 2 juurde läbi. Lähen liigun alla. Panen jälle ilusti selle joonna ühe otsa, panen 0, 2, panen siia täppi. Ja nüüd ma sain siia 2 täppi. Panen siia joonlaua ilusti siia 2 täppi kohale. Tõmban siia joone. Laua peal mul on nagu käes natuke raske. Laua peal panen joone. Ja nüüd on peaga siit otsast jälle 0 ja 2 juurde. Tõmban väikse täppi. Saan otsa kaugu ka teada. Samas siit poolt ka 0 ja 2 juurde täppi. Ja nüüd liigun siia alla. Jälle 2 juurde täpp. Siia. Ja siia. Nüüd mul on kõik täpid. Ja tõmban jälle jooned ära. Vaadake, et sassi ja neid jooned. See on need eri jooned. Üks on see otsajoon ja teine küljejoon. Et jälgite õiget joont. Ja mul on juba ruut peal. Nüüd jätkan märkimist. Nüüd ma panen siit 0. Üks ots on 0-st ja 14 ja panen siia 2. 2 + 2 on 4. 4 + 2 on 6. 6 + 2 on 8. 8 + 2 on 10. 10 + 2 on 12. See on märgitud. Ja nüüd ma seda ringi ei keera, ma olen sama pidi. Et muidu võib tekkida viga, et mul on parem sama pidi märkida. Et ma siit algul hakkasin siit poolt tulema. Nüüd tulen siis siit, märgin uuesti jälle. Panen jälle selle joonlaua peale. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
täpid on peal ja tõmban jooned. Üks. Kaks. Kolm. Neli. Viis. Kuus. Ühtepidi jooned peal. Nüüd hakkame teistpidi märkima. Jooned peal jälle. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ühe jooned peal. Ja nüüd üles samamoodi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Täpid peal, keeran risti ja tõmban jälle jooned ja saangi see ruudustiku peal. Üks. Lõpuks natuke viltu. Siis saab pärast ära kustutada. Püsti on natuke raske teha. Parem on laua peale toetada. Kõrin selle panna. Ruudustik valmis. Tundub kõik silmaäärgi on ilus. Kõik ruudud on ühe suurused. Ja nüüd igasse siia kohta, ristimiskohta saab naela lüüa. Lööda naelad sisse, natuke saad veel lihvida. Võtan ka naelad ja löön paar naela ära. Alla siia. Kui jääd ilustus on ristkohas ja hakkad toksima. Vaja natuke siruta. Ja lööd nii sisse, et umbes 10 mm teeks nael välja. Et umbes naela pikkus on 25. Natukene üle poole lööd sisse, otsad jätad välja. Ja nüüd tulebki. Ja nüüd nii ongi. Lööte kõik naelad sisse. Käärid. Lõikate need pildid välja. Saate hakata neid mutritse peale tegema. Ühe pool on selline täppidega pool. Täppidega pool on selline lihtsam pool. Algul võite nendega harjutada. Ja kui see on teil juba selge, siis saate proovima hakata foto järgi. Ise teete selle õuna näiteks. Kas sa ise oskad teha selle naelta ja selle kummidega selle õuna kujutuse või ennast proovida panna? Oskad, teed ära. Ei oska, siis saad siipast spikerdada. Vaata, kuidas siin on mõeldud seda õuna teha. Ja nii saadki need erinevad tükke. Proovida teha. Selline see töö ongi. Aitäh ja kohtume juba varsti.
tada.